Teile ju sobib see, kui ma loen teile evangeeliumist teksti ka ette. Või ütlen nii, et te ju teate seda kohta. Võiks seda rohkem teha. Seda võiks rohkem teha, loomulikult piiblit võiks alati lugeda ja evangeeliumi tekste võiks alati lugeda. Jällegi, kui me oleksime liturgiline kogudus, siis evangeeliumi lugemine võiks iga jumalateenistuse juurde. Ei peagi just lugema. Ma ütlesin, me ei ole selline kõrgliturgiline kirik. Et igal kirikul on enda komme traditsioon ja las see jääb sinna. See on väga tore, kui see on seal. Et kui me hakkaksime siin pidama näiteks õigeusu lauluga jumalateenistust, siis see võib-olla oleks kentsakas. Aga õigeusu kirikus on see täitsa omal kohal. Nüüd, Mattuse evangeeliumi 13. peatükis esimesed 23 salmi loen teile ette. Kuigi see lugu on, mida te olete kindlasti kuulnud, mõned rohkem, mõned vähem, aga tore kuulata ikkagi. Mattuse 13, esimene peatükk, esimene salm kuni 23. salm. Sel päeval läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde. Ja tema juurde kogunes suur rahvaholk, nii et ta pidi astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal ja tema rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles, vaata, külvaja läks välja külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Aga osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda. Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt. Osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad sirgusid ja lämmatasid selle. Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni 100, mõni 60, mõni 30 seemet. Kelle kõrvad on kuulgu. Jüngrid astusid Jeesuse juurde ning küsisid temalt, miks sa räägid neile tähendamissõnadega? Ja Jeesus kostis, teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole. Sest kellel on, sellele antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Ma räägin neile tähendamissõnadega sellepärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb, kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega näe. Sest selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada. Õndsad on aga teie silmad, et need näevad ja teie kõrvad, et need kuulevad. Sest tõesti ma ütlen teile, palju prohveteid ja õigeid on ihaldanud näha, mida teie näete ega ole näinud ja kuulda, mida teie kuulete ega ole kuulnud. Kuulge nüüd külvaja tähendamissõna tähendust. Igaühe juurde, kes sõna kuningriigis kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning riisub külvatuda südamest. See on tee äärde külvatu. Mis kivisele maale külvati, see on see, kes sõna kuuleb ja selle kohe rõõmuga vastu võtab, aga tal enesel pole juurt, vaid ta on heitlik. Kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, laseb ta end kohe eksitada. Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks. Heasse mulda külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja mõistab ning siis ka vilja kannab. Mõni 100, mõni 60, mõni aga 30 kordselt. Aamen. Tähendamissõnad, need on sellised lood, kus kasutatakse siis igapäeva kujundeid. Ja nad siin Jeesuse kasutab ka enda õpetuse sellise mitmekihilisust, et seda selgitada. Ehk siis Jeesus ei anna meile konkreetseid käske ja keelde. Jeesus on mõned käsud, mida ta ütleb, et te peate üksteist armastama. See on. Aga Jeesus ei ole andnud meile sellist reeglistikku, et iga elu olukorra jaoks on kindel reegel. Sest on see, et me võime olla samas olukorras mõne teise inimesega ja me lahendame sama olukorda täiesti erinevalt. Ja nüüd tähendamissõnad annavad meile pigem mingisuguseid printsiipe edasi, mingid põhimõtteid, millest, ja see ongi nüüd keeruline, et me peame ise tuletama, ise otsustama, kuidas see asi rakendub minu elus. Ja nüüd see, mida Jeesus tavaliselt teeb, ta võtab mingisuguse tuntud asja,
tuntud tegevuse, tuntud olukorra ja paneb selle taha vaimuliku õpetuse. Võiks öelda, et see tähendamissõnade rääkimine on ka üks Jeesuse sellisest õpetamismeetoditest. See viis, kuidas, mida Jeesus kasutatakse, see ei ole ainukene, mida Jeesus teeb. Jeesus teeb imesid, mis on ka osa tema õpetusest. Jeesus tervendab inimesi, et neid viise on mitmeid erinevaid. Kuid see tähendamissõna külvajast on selline üks aluslugusid, mida kirikutes ikka räägitakse või mille põhjal jutustatakse, õpetatakse. Et sellest loost paremini aru saada, me peame natukene mõtlema ka seda konteksti, kuidas tajusid selle loo kuulajad. Seepärast, et see, kuidas tänapäeval leib jõuab lauale, erineb väga palju sellest, kuidas tollel ajal. Sest tänapäeval me oleme jõudnud aega, kus on üles kasvanud ka Eestis põlvkond inimesi, kes teavad, et leib jõuab lauale poest kilekotist. Et on olemas selline koht, kus kasvatatakse leiba kilekoti sees piiludena. Aga see, et kuidas viljast saab leib, siis tänapäeval ka me külvame vilja juba erinevalt. Ja see aeg, kui Jeesus elas, oli siis see käsikülvi meetod. Kus oli mingi alum või mingi kott, kus külvaja läkski põllule ja hakkas seda vilja niimoodi heitma. Me teame neid, Eestis ka olid need suured sõelad olid, mille peal olid need viljaseemned ja siis niimoodi külvati käsitsi põllule. Mis on nüüd huvitav selles lood või selles kirjelduses, mida me lugesime, on see, et Jeesus kirjeldab seda põllule külvaja siis esimest külvamisrida, mida ta teeb. Kirjeldatud siis nelja sellist põllu osa. On teeäärne, kivine pinnas, ohakad ja viljakas muld. Ja see on nüüd see, et kui põllust hakatakse pihta, siis tavaliselt ei hakata keskelt pihta, vaid hakataksegi servast minema. Ja tavaliselt põllu kõrval on mingi tee. Ja tee ja põllu vahel on ka veel mingisugune ala, kus on siis see kivine ala ja kus on need ohakad. Nii et see on selline huvitav paralleel, kui see kuulajad kuulsid seda aru, et see räägib sellest, kui külva on just läinud põllule ja hakkab oma esimesi peotäisi sinna viskama. Kuid palju olulisem on see, et mida see lugu meile õpetab. Ja see lugu õpetab meile sellist 4 erinevat hoiakut, kuidas inimesed võtavad vastu Jumala sõna. Või õigemini seda, mida me teeme sellega, kui me kuuleme Jumala sõna. Või see, kui Jumala sõna jõuab meieni. Ja see ei puuduta ainult seda, et kas sa oled kristlane või sa ei ole kristlane, vaid see puudutab meid ka siis, kui Jumal meid kõnetab. See on alati huvitav teema, kuidas me saame aru, et Jumal meid kõnetab. Ja neid traditsioone on ka väga erinevaid. On neid traditsioone või neid inimesi, kes ütlevad, et minu jaoks Jumala kõne peab olema hästi ratsionaalne. Et Jumal on mõistuspärane, Jumal on olnud ratsionaalse maailma, järelikult Jumala kõne peab olema ka ratsionaalne, mõistuse pärane. Ja see on üks viis, kuidas Jumal kõnetab. On inimesi, kes ütleb, et ma pean tundma midagi. Minu emotsioonid peavad saama puudutatud. Et alles siis, kui minu emotsioonid saavad puudutatud, siis ma ütlen, et see on Jumala kõne. Ja ühesõnaga, kui sa oled täna siin Jumala teenistusel ja sa oled otsustanud, et sinu jaoks on emotsionaalne kõne või emotsiooni tajumine on see oluline asi, ja kui minu jutlusest ei teki sul mingit emotsiooni, siis sa ütled, et Jumal mind täna ei kõneta. See oli lihtsalt selline tühi targutav jutut. Kui on ratsionaalne tüüp, sa ütled, et kuule, see oli väga arukas jutt, mulle see väga sobis, Jumal kõnetas. Ainult saate aru. On neid, kes ütleb, et midagi peab juhtuma, kui Jumal kõnetab. Midagi peab muutuma, mingisugune ime või mingisugune nähtav asi peab toimuma. See on see, kuidas Jumala kõne on. Ja mõni ütleb, et Jumala kõne on minu jaoks midagi alati väga salapärast. See on selline sõna nagu müsteerium. See on lõpuni seletamatu. See kuidagi mingi intuitsioon, mingi taju, kuidas ma tajun Jumala kõne. Ühesõnaga neid viise, kuidas me kirjeldame, kuidas Jumal mind kõnetab, võib olla väga erinev. Aga nüüd erinevus ei tule mitte sellest, et kuidas ma saan aru, et Jumal mind kõnetab, vaid mida ma hakkan pihta sellega, mida Jumal on mulle öelnud. 4 siis sellist inimtüüpi või hoiakutüüpi on siis esimene on see tee äärde külvatu, kus on siis öeldud, kus linnud nokivad ja see on siis selline ülesharimata maa.
selline pinnas, mis põhimõtteliselt ongi nagu teeäärne, mis ei olegi mõeldud põllumaana. Ja kui sinna seemned kukuvad, siis on piisavalt kõvaks tambitud, seal ei saa ükski seeme idanema hakatagi ja on täitsa loomulik, et tulevad linnud ja nokivad selle ära. Ja Jeesus ütleb, et need on inimesed, või inimene, kes sõna kuningriigis kuuleb, ent ei mõista. Ja siis tuleb kuri ja riisub külvatuda südamest. Ehk siis inimesed, kes võtavadki asju pinnapealselt. Kelle jaoks süvenemine ei ole üldse oluline. Kes ei taju ka mitte mingisugust seost evangeeliumil ka enda eluga. See on mingisugune lugu, mingi kauge asi, see ei puuduta minu eluga. Tegelik elu on teissugune, sellel ei ole mitte midagi pistmist sellega. Ja see on just see seltskond, kellega seoses sageli kristlasi tagab ka enesekriitika. Et ma olen rääkinud mingi omal tuttavale sõbrale ja üldse tal kohale jõua. Et üldse ei kuule mind ja tal nagu ei lähegi korda ja siis on see, et mida mina teen valesti. Ma ei oska talle siis rääkida, kas see, mida ma räägin, ei ole tõde. Ja mõnikord me unustame ära, et me paneme nagu iseennast liiga palju sinna. Et me arvame, et see, et mina kellelegi räägin, see peabki tähendama, et see inimene peab kohe sellele ka reageerima. Ei pea. See lugu vabastab mingis mõttes, see Jeesuse tähendamissõna ütleb, toob ka selle välja, et see, kuidas keegi ka seda sõna vastu võtab, ei ole alati selle sõnumi edastaja teha. Ma olen vist neid lugusid rääkinud, aga et mulle see üks lugu, mida ma räägin alati pruutpaarile. Kui ma saan alati, kui ma panen inimesi paari, toimub laulatus, siis enne seda mul on kohtumine, kus me teeme sellise intervjuu, kus me räägime igasuguseid lugusid, kuulan, kuidas noored kokku said ja miks nad abielluda tahavad ja kas nad tahavad abielluda üldse ja kõik need küsimused. Ja see on üks asi, mida ma ütlen, et mina ei saa mitte kuidagi garanteerida seda, kuidas keegi reageerib abiellumisele, kui ta on seal altari ees. Tore lugu, kus oli üks tõeline Eesti paar. Lõuna-Eestis olid Võrumaalt pärit. Ma ei tea isegi, kes on oluline Võrumaalt pärit, aga nad elasid Soomes. Juba tükk aega koos elanud, nad tahtsid abielluda. Aga mees on selline tõeline Eesti mees, kes terve selle aja ta niimoodi istus, võib-olla 7 sõna ütles ja naine oli see, kes kogu aeg rääkis ja niimoodi. Kuidas nad sinu peale üldse sattusid? See pole üldse oluline. Kuidas nad minu juurde sattusid? See pole üldse oluline. Igasugused huvitavad paare. Inimesed ongi huvitav. Ja siis see naine ütles, et ma ei tea, et tõenäoliselt on niimoodi, et kui me seal, see tuleb, et ma arvan, et ma olen pisarates täiesti ja see on niisugune. Ja et selline emotsiooni asigi. Ja siis on see laulatus toimumas. Ja seal üks osa laulatusest on see, kus pruutpaar ütleb oma tõotused. Ja kõik asju teeb mees esimesena. Või laulatused, see on niimoodi. Ja kuna alati ei ole see, et sa õpid selle tõotuse ise pähe, siis mõnikord on see, et laulatuse läbi viia või pastor ütleb lause aval ette tõotusele, sina kordad järgi. Ja siin on see mees, see tõeline Eesti mees, vaikne mees. Ma ütlen talle selle tõotuse esimese rea, ta kordab järgi, ütlen teise rea, vaatan, mees on vait ja ütle midagi, aga silmadest voolavad pisarad. Voolavad pisarad, ta ei suuda midagi öelda, emotsioonid on teda tabanud. Siis pruut vaatab mehele otsa, näeb, et peigmees nutab. Pruut hakkab nutma. Võtab tasku rätiku, hakkab peigmehe pisarad kuivatama. Selle peale vaatan kogu rahvas, kõik nutavad. Tähendab, et on selline reaktsioon. Tähendab, mina ei saanud kontrollida, see ei olnud minu selline performance, et ma kandsin mingi asja, ma seda tõotuse teksti lugesin kuidagi nii ägedalt ette, et see emotsionaalselt tabas neid, vaid see oli midagi seotud, milline oli nende eelnev südamehoiak. Et sellele minu arvates tuimale Eesti mehele, sellel hetkel ta oli võib-olla oma elu kõige hapramas punktis, kus ta ütles, et ma tõepoolest abiellun oma elu kuningannaga. Et ma olen tegemas oma elu ühte kõige tõsisemat, kõige olulisemat otsust ja mingil veidral põhjusel see printsess tahab minusuguse vaikse emotsioonitu tüübiga terve elu veeta. See tabas teda täiesti. Samamoodi on evangeeliumiga. See, kuidas keegi reageerib sellele, see ei ole sinu teha. Siin ei ole ette kirjutatud, kuidas keegi peab reageerima Jumala sõnale. Osad inimesed ongi, ütlevad,
see on pinnapealne, see mind ei huvita, mind üldse vaimsed asjad ei huvita. Sa ei ole midagi valesti teinud. See ei ole viga sinus. Viga ei ole sõnumis. Osad inimeste jaoks ongi see, mind lihtsalt ei huvita. Toredad inimesed, ägedad inimesed, aga nad ütlevad, kuule, seda usu asja, ärme räägime muid asju. Sa tead neid inimesi kindlasti oma elust, ainult. Ja mõnikord sellisel juhul on evangeeliumi kuulutamine siis, kui sa evangeeliumi ei kuuluta. Mõnikord, kujutage ette seda olukorda, kui mulle meeldib üks Pärnu kristlane on sellise tähendamissõna välja mõelnud, et kujuta ette, et sulle uksed tulevad Jehoova tunnistajad ja ütlevad, et kui sa kuuled, ei, me tulime sulle puid laduma. Ja nad laavad sul puud ära ja siis ütlevad nägemist. Ja siis küsida, et jumalast ei räägi. Ei, tulime sa puid laduma. Milline evangeelium on. Mõnikord võib olla evangeelium ka see, kui sa ei kuuluta evangeeliumi. Mõnikord. Kui sa jätad inimese rahule. Jätad inimesele ruumi olla, mõelda ja see seeme võib hakata oma elu elama. Aga jällegi on see, et me ei kontrolli kõike. Teine osa on siis see tee äärde külvatu või see kivisele pinnale külvatu. Need on siis need, kes kuulevad, võtavad selle sõna rõõmuga vastu, aga tal pole eneselt juurt, ta on heitlik. Ja Jeesus ütleb, et kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, laseb ta end kohe eksitada. Ehk siis need on need inimesed, kelle jaoks evangeelium on kõnekas. Päriselt see kõnetab neid. Ja kes vaimustuvad, võib-olla ka näiteks ka sellest, et kogudus on justkui perekond. Me oleme siin enda koguduses näinud seda, kus inimesed ütlevad, et selline tulin esimest korda siia, mul on selline peretunne, et ma kuulun, ma kohe tahaks kõiki kallistada ja ma olen nii kaua otsinud seda kuuluvustunnet. Ja kelle jaoks siis sellised inimesed, kelle jaoks kristlaseks olemine ei seostu niivõrd suhtega Jeesusega, kuivõrd selliste positiivsete elamustega. Ma tahan saada kogudusest positiivseid elamusi. Ma tahan jumalateenistujalt saada positiivseid elamusi. Ma tahan kuulata positiivseid sõnumeid. Ükstapuha, mis siis minevikus on toimunud ja kus taustast tuleb, ei ole keerulisemad või lihtsamad, aga see on see, et kus ma ei taha, et midagi, nii kui natukene midagi on ebameeldivat, rasket, väljakutsuvat, siis see tähendab, et see ei lähe kokku selle pildiga, mis ma arvan, kuidas asi peab olema. See tähendab seda, et rohkem otsitakse siis sellist kogemust kui Jumalat, kui suhet. See võib olla ka, kui me võtame meie oma suhetele, siis me ei suuda olla lõputult terves, normaalses suhtes teineteise meelelahutajad. Mingi maani me oleme seda, on ju huumorimeel, on väga oluline asi igas suhtes. See on väga tähtis komponent. Et huumorimeel peab olema ühine huumorimeel. Et inimesed, kes loovad perekonna, on oluline, et neil on sarnane huumorimeel. Et nad saavad asjadest sarnaselt aru, et nad suudavad sarnaste asjade ja olukordade üle naerda. Ja seetõttu on alati väljakutseks inimesed, kes näiteks abielluvad erinevatest kultuuridest. Et kas huumorimeel on sama. Et ühes kultuuris võid teha nalja ämma üle ja teises kultuuris põhimõtteliselt tähendab enesele surmaotsusele alla kirjutamist. Et see on lihtsalt siis sellise näitena. Aga me ei ole siis koguduses, me ei ole teineteise meelelahutajad. Me ei pea olema siis sellises fun-tsoonis siis nagu. Sest see positiivse sõnumi kuulutamine, selle negatiivne pool on see, et sinu usuelu mõõdupuuks ja Jumala tegevuse ja kõne mõõdupuuks saad sina ise. Sina mõõdad seda. Sina ütled, kas nüüd Jumal tegutseb või mitte. Ehk siis sa vajad kogu aeg positiivseid elamusi, positiivseid kogemusi ja kui positiivseid elamusi ja kogemusi ei tule, siis järelikult Jumalat ei ole selles kõiges. Ja negatiivset ja ma garanteerin teile, meil igal ühel tuleb elus midagi rasket ja negatiivset,
siis me tõstame käed püsti, ütleme, et Jumalat siin ei ole. Ja see ei ole terve usk, see ei ole terve Kristus. Kui on rasked, keerulised kohad, siis on see koht küsinud, Jumal, kuidas ma koos sinuga siit saan läbi minna. Et Jumal ei ole siis nagu see joo-joo pall, mis kord tuleb meile lähemale ja läheb kaugemale. Ja kui on kaugemale, siis on väga raske olla ja kui ta tuleb lähemale, siis on jälle mõnus olla. Ehk siis see kivine pinnas on siis sellised inimesed, kes ütlevad, et kristlaseks olemine on cool nii kaua, kuni see on fun. Kaua, kuni see on lõbus. Kristlaseks olemine on hea seni kaua, kui see on mõnus. Kristlaseks olemine kogudus on seni kaua tore, kui ei ole mitte mingisuguseid inimeste vahelisi erimeelsusi. Kuulge, me oleme inimesed. Me oleme erinevad inimesed. Me oleme erinevate taustadega, erinevate emotsioonidega. Me sööme erinevaid toite, märkame üles erinevalt. Osadel on lapsed väiksed, osadel on lapsed suured, osadel pole üldse lapsi. Meil on täiesti, võime tulla jumalateenistusele täitsa erineva laetusega emotsionaalselt. Mõni on täitsa sellist chill tsoonis ja mõni on selline, et kodus, ma ei tea, laps on auto või värava puldi ära kaotanud või midagi muud ja oled seda otsinud ja närvid on püsti või keegi on, saate aru, on ju. Me oleme erinevad. Ja see, et kui erinevad inimesed on koos, siis aeg-ajalt toimuvad kokkupõrked ja see kokkupõrge ei tähenda, et midagi on valesti, vaid see tähendab seda, et me oleme inimesed. Ja kogudus koosneb inimestest. On ju? Mitte karbis olevatest maadest. Ja see on, mis on pastori amet niivõrd keeruline. Nagu ma öelnud, kogudus pastori töö kõige keerulisem aspekt on inimesed. Muidu olla pastor on väga lihtne, kui ei oleks inimesi. Ja, aga ühesõnaga, et see on siis see, kus evangeelium, kõik on tore, kõik on väga vägev, sõnum on hea, mulle meeldib, see peretunne, see kõik on tore, see on soe, aga ärge mitte mingisuguseid raskusi palun. Ma ei taha midagi halba kuulata, ma ei taha midagi negatiivset kuulata, ma ei taha kuulata sõnumit sellest, et ma vajan meeleparandust ka siis, kui ma olen kristlane, et ma eksin ja ma pean andeks paluma või et keegi teine on mu vastu eksinud ja ma pean talle andeks paluma, andeks andma. Ma ei taha seda kuulata, ma tahan kuulata ainult sellist head, positiivset, selget sõnumit. See ei ole Kristus. Siis kolmas on see ohakate sekka külvatu. On siis see, kes, nagu Jeesus ütleb, et kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petli kahvatus lämmatavad sõnad ning see jääb viljatuks. Ja see on nüüd huvitav põllumaa, mida Jeesus kirjeldab, sest tegu on viljaka põllumaaga, sest seal kasvavad ohakad. Seal kasvavad taimed. See ei ole kivine pinnas, see ei ole koht, kus üldse ei saaks taimed juurduda. Seal on olemas niiskust, seal on olemas mineraale, kuid ometi on see selline hoiak, kus kasvavad palju võimsamad taimed ohakad. Ehk siis on sellised inimesed, kes on oma elus lasknud kasvada sellised kaaslased, mis röövivad ära kõik, mis on tegelikult kasvuks oluline. Sest see ohakas taimena, see mida ta teeb, ta kasvab kiiresti, kasvab suureks ja ta võtab ära valguse, ta võtab ära mineraale, ta võtab ära ruumi ja ta võtab ära ka vajaliku õhu. Sest ka taimedel peab olema see õhu juurdepääs. Need, kes taimedega tegelevad, me seal, kes on meil külas käinud, me oleme natuke näidanud, meil on see mingi poti ajend jälle püsti ja kurgipeenrad ja seast kasvatame arbuuse isegi ja kas sealt midagi välja tuleb, ma ei tea, aga arbuusi taimed kasvavad väga võimsalt praegu. Aga seal, et kui taimed on lähestikku, peab sealt oksi ära lõikama, et neil oleks õhku all. Muidu seal võib tekkida haigused ja mädanikud. See kolmas grupp on siis need inimesed, kes lasevad evangeeliumi endale südamesse. Ja kus isegi on olemas eeldused, et see evangeelium saab kasvama hakata, et inimese elu saab muutuda vilja kandvaks. Kuid need on inimesed, kes on oma elus lasknud kasvada suuremateks ja jätavad suuremateks kasvada nii-öelda need ohakad. Ja see on huvitav, see on kaks asja. On muretsemine. Ehk siis muretsemine, see võib tähendada see, et mul ei ole piisavalt. Ma ei saa hakkama. Ma ei ole sobiv. Mina ei ole piisav. Kas ma olen vajalik?
kas ma olen oluline. Ja muretsemine, sealt järgmine, muretsemine on loomulik asi. Ma ütlen, et muretsemine ei ole iseenesest midagi halba. Aga muretsemisest edasi liikumine võib liikuda sinna kohta, mille nimeks on hirm. Ja hirm on usu vastand. Uskmatus ei ole usu vastand, vaid hirm on usu vastand. Kogemus, mis mul selle reisiga oligi, et mida meie sõbrad sealt Ukrainast ütlesid, et üks pastor ütles, et kogu selle sõja ajal ma olen ühe korra läinud varjendisse. Ütles, et ma ei jõua lihtsalt hirmu tunda. No, ma läheks katki. Siis ma usaldan Jumalat lihtsalt, ma usaldan Jumalat selles kõiges. See kõlab kõrvalt selline väga kummalisena ka ütleb, mul pole nagu muud valikut. Nii et on siis muretsemine. See, kus ma tegelikult ei suuda Jumalat usaldada. See ei tähenda seda, et kristlase elu peaks olema selline, et mul on täiesti ükskõik. Kristlase elu tähendab see, et me peame olema head majapidajad. See tähendab seda, et tööd, mida me teeme, mis meil on antud, me peame tegema hästi, eeskujulikult. Et ideaalis võiks olla see, et kui ma ütlen, et ma olen kristlane, see tähendab seda, et ma teen oma tööd hästi. Paraku see alati niimoodi ei ole. Näiteks Indias on öeldud selline koht, et kui sa tahad olla kindel, et su toit on väga kvaliteetne ja puhas, sa pead minema nendesse söögikohtadesse, kus toidu valmistajad on turbanitega mehed. Seal on sikhid ja nendel on väga kõrged hügieeninõuded. Sa tead, kui tegu on sikhidega, siis see toit on puhas. Sa ei saa sealt mingit kõhulahtisust või mingit jama. Kristlase elu võiks olla selline ka. Et see, kui ma olen kristlane ja õpetaja, siis võiks eeldus olla, et ma olen väga hea õpetaja. Ma tean, et ma ei ole väga hea õpetaja. Ma olen lasknud aeg-ajalt ma olen laisk, aeg-ajalt ma lasen asju üle. Ei ole hea asi, mida öelda, tunnistan praegu üles, võib-olla see aitab mul muutuda paremaks õpetajaks. Ühesõnaga, kristlase elu ei pea olema see, kus ma ütlen, mul on kõigest ükskõik. See, mis minu kätte on antud, ma pean seda hoolitsema, hoolt kandma, ma pean looma pärandit, kui mul on raha, ma pean seda ka majandama, kui mul on kodu, ma pean sellest hoolitsema, pean teda koristama, pean värvima, remontima, pean sauna ehitama sinna, kui see on võimalik ja nii edasi. Aga on ka see, kus ma ütlen, et ma ei kontrolli kõike. Et ma lasen ka lahti nendest asjast, mida ma ei kontrolli. Ja teine on siis see rikkuse ahvatlus. See rikkuse ahvatlus on siis seotud sellega, et see soov tõestada, et ma olen keegi või miski. Et ma kuulun kuhugi. Ja selle kohta võiks nimetada, see nüüd näide tulebki Venemaalt ja Ukrainast, seda võiks nimetada siis kullatud WC-poti sündroomiks. Ja kullatud WC-poti sündroom on see, et aeg-ajalt nii Venemaal kui Ukrainas, kui on näiteks mindud väga rikaste oligarhide kodudesse või võimulolijate kodudesse. Mõnikord on lihtsalt lastud neid sinna kedagi sisse või mõnikord on siis keegi on jäänud vahele mingi korruptsiooniga või mingi asjaga. Näiteks suur oli see, kui Ukraina siis üle-eelmine president Janukovitš, kelle tegevusel kogu see värk üldse pihta hakkas, Ukrainast ära põgenes, siis ta kodust leiti kullatud WC-potte. Ja Anna kunagi tõi mingi video oli, kus ühe õigeusu preestri, kes küsiti, et mis ta arvab nendest inimestest, kellel on siis, kes on nii rikkad, et neil on kullatud WC-potid. See ütles, et need inimesed tegelikult näitavad, et nad on siiamaani vaesed. Sest nad ei suuda muud moodi tõestada, et on sellest vaesusest välja tulnud, kui see, et neil peab olema kullatud WC-pot. Sa tegelikult oled oma mõtetes, oled sa ikka veel see vaene poiss ja kuskil tänavalt ja see ei ole sellest lahti saanud, see ei ole üle saanud sellest. Sa oled elad veel siiamaani kompleksides, et sa pead tõestama teistele, et ma olen keegi. Omada raha, olla rikas, olla jõukas, selles ei ole mitte midagi valet. Kui sa oled seda teeninud ausalt, kui sa oled oma mõistusega, oma andeid rakendunud, sind on tunnustatud, sa oled teinud karjääri, sa oled nutikas olnud, vägev. Tõenäoliselt tähendab see, et sa oled, sinu kaudu on saavad tööd paljud inimesed. Ühesõnaga saad aru, selles ei ole olla jõukas, rikas ei ole halb. Piiblis on väga palju inimesi, kes on väga jõukad. Abraham
tohutud hulgad lamba ja kitsekarjad. No see, mida rikkuses peeti muidugi erinev, et kui võib-olla meile praegu 1000 lammast hoovi aetaks, siis me tunneks pigem nagu, et mis ma sellega pihta hakkan, on ju, et ja kes on nutikas muidugi leiab kohe, leiab kõik need Eesti moslemid üles, kellele see kõik need lambad kohe maha müüa ja kuskile ka nahad ja villad ja kõik on ju, aga mina sugune, ma vaataks, et söövad õuepaljaks ja mis nüüd edasi, saate aru. Aga see need ohakad, mis me elus võivad olla, mis võivad lämmatada minu selle usu, see on üks asi, millele meil tuleb ka tähelepanu pöörata, et aeg-ajalt ka olles kristlasena me võime lasta mingitel ohakatel oma elus kasvada. Midagi, mis tekitab mul püdevat muretsemisseisundit, see võib olla minu tervis, minu füüsiline või vaimne tervis, kellegi teise tervis, heaolu, maailma olukord. On inimesi, kes ei suuda elada sellepärast, ei taha lapsi saada, nad ütlevad, et see maailm on nii tuksi keeratud paik ja ma ei taha siia maailma rohkem lapsi sünnitada. Siin on muidugi see sõnum, et kõik see tuksi keeratud maailm sai alguse Aadamist Eevast juba, et ega siin väga palju lootust polegi. Et see maailm ongi tuksi keeratud paik ja vaatamata sellele võib siin elada. Et mis on need ohakad? Ja siis on see 4. heasse mulde külvatu. On siis see, kes sõna kuuleb, mõistab ja siis ka vilja kannab. Mõni 100, mõni 60, mõni aga 30 kordselt. Ehk siis need on inimesed, kes tegelikult siis suudavad ja soovivad ennast usaldada Jumala kätte. Kes on avatud isiklikule suhtele Jeesusega. Et minu suhe Jumalaga ei käi läbi pastori. Et kui mul on väga hea pastor, kes palvetab ja usub, siis minu usuga, ma olen hea kristlane, mul on nii äge pastor. Come on. Üks väga ohtlik asi. Usaldada pastorit ja panna teda enda usuelu korandiks. Mida suurem on kogudus, mida kõrgemale pedestaalil on pastor pandud, mida rohkem temas nähakse kui superstaari, seda üksildasem, seda ohtlikum koht on see selle pastori jaoks. Mitte, et ta inimesena oleks kuidagi halb seetõttu, aga seda vähem antakse tal võimalust eksida. Maailm neid näiteid, kus väga suurte, väga tuntud, väga mõjukate koguduste tippjuhid langevad. See on sõltuvused, on abielurikkumised, rahaafäärid, on võimuafäärid, sest sa oled nii kõrgele, nii üksindasse kohta pannud, kus sa tunnedki, sa saadki aru, et ma ei ole täiuslik, aga ma ei saa oma kogudust alt vedada, ma pean olema kogu aeg tippvormis, sest mul on see paralleelne salajane elu. Või on siis see, et ma olen nii kõrgel, ma olengi nii kõva vend, ma võingi täpselt öelda, mida keegi oma eluga tohib ja peab peale hakkama. See ei ole pastori ülesanne. Mina ei saa mitte kellelegi teile öelda, mida sina pead oma eluga peale hakkama. Mina ei saa olla sinu kõrval ja võtta sult ära, ma ei tea, mingi pitsi, joogiklaasi, sigareti, veipi, kanepit, mida iganes. Ma ei saa olla sinu kõrval ja öelda, et nüüd ära räägi taga. Mina ei saa olla sinu otsuste juures, et kellega ja millal sa magad või ei maga. See ei ole minu roll. Ma ei saa seda teha. Mina ei ole mitte kellegi teie usuelu garant. Sinul peab olema enda suhe Jeesusega. Isiklik suhe. Mis on väga personaalne. Mis ei ole privaatne, aga see on väga personaalne. Isiklik suhe Jeesusega. Et kui sa oled avatud selle, et Jumal, ma tahan, et mul oleks sinuga isiklik suhe. Minu abikaasa võib-olla praegu paneb täitsa puusse, aga ma tahan järgida sind, isegi siis, kui mul peres on väga keeruline. Ja Jumalaga see on viljakandev elu. Viljakandev elu tähendab seda, et elu, mis toodab elu. Elu, mis toodab elu, tähendab see, näiteks oma sõnadega. Kas minu sõnad on see, et kui ma saan kellegi kohta midagi põnevat huvitav peale, ma lähen kohe kellelegi rääkima, et rääkida see põnev lugu edasi, küsimata, mis tegelikult juhtus. Küsimata selle inimese, kes kuule, mis see tegelik olukord on. On kuulujuttude rääkimine, teate, asi. Väga ohtlik asi. Ühelt poolt on see väga oluline liim inimene suhetes klatšimine, aga teiselt poolt kristlase keele kasutus. Kas ma olen kuulimas esmasest allikad, kuule, mis nüüd toimub? Me teame, et kui meie kohta on kuulujuttu räägitud, kui palju see teeb halba. Meie sõnad on ka elu, võivad olla elu või surma külvavad, sellega Jaakobuse kiri ju räägib.
elu, mis toodab elu, see tähendab ka seda, et ma tunnistan, et minu suhe on esmalt Jeesusega. Sest Jeesus ütleb enda kohta, mina olen tee, tõde, elu. Jeesus ütleb enda kohta, et mina olen elu leib. Ta viitab endale kui elavale veele. Jeesus on eluallikas, vaimuliku eluallikas. Teiseks tähendab see elutoov või viljakandev elu ennast ohverdavat elu. Kas sa oled mõelnud selle peale? Jeesus ka räägib, et viljakandmine saab toimuda ainult ühel juhul. Seeme, mis langeb mulda, peab surema. Viljakandev elu on see, et sa enda selle mina, mulle ja minu paned tahaplaanile. Et sa oled nõus astuma ebamugavasse olukorda, keerulisse olukorda, kellegi teise pärast. Mitte sellepärast, et sa saad temalt midagi vastu, vaid vaatamata sellele, kas sa saad või sa ei saa. Kui me sõitsime tagasi, siis üks pastoritest oligi Matt Edminster, kes on siis Ameerikast tulnud missionär Eestisse. Ta on juba siin paarkümmend aastat elanud, tal on perekond siin, ta räägib eesti keelt, aga ta rääkis seda, mida see missionäriks olemine tegelikult on tähendanud, mida see maksma läheb inimesena. See ei ole selline lihtne, mõnus, tore tee, sest kui sa tuled kuskile kogudus, muidugi tore, väga lahe, see on ikka välismaalane ja siis, kui sa tuled, ütled, okei, nüüd ma tulin, siis kogudus ütleb, sa oled siin, nüüd sa oled meie oma. Me hakkame sinuga eesti keeles rääkima, proovi kuidagi hakkama saada ja sa tunned korraga täiesti üksinda. Kõik need toredad inimesed, kes enne ütlesid, sa oled jube lahe inimene, korraga ütlevad, et meil on igal ühel enda elu, sa proovi nüüd oma elu elama hakata. Väga keeruline, tohutult keeruline. Et sa pead surema mitut surma, sa pead surema enda kultuurile, tema siis Ameerika kultuurile, Anna on pidanud mingis mõttes oma vene kultuurile kodumaale surema ja siin samamoodi, kuigi Anna ei ole räägitud missionär, aga ta kogeb seda sama asja kõike. Siis sa ka mingisugustele enda eelarvamustele pead surema ja see, et sa pead sündima selles kultuuris uuesti. See on ennast ohverdav elu ja sa ei tea, kus see asi lõpeb. Mätiga oli see tore, et ta ütles, et ta ei tea, kuhu Jumal ta viib, aga ta teab seda, et ta tahab saada Eestisse maetud. See on selline suur asi, see on üks asi, mida mina olen mõelnud, et ma võin ükskord kuhu minna, aga ma tahaks ka saada Eestisse maetud. Et tõenäoliselt minust ei ole väga missionäri saamas. Et ma olen käinud mitmetes kohtades, kus ma olen tundnud, mulle väga meeldib. Praegu käisin, kui me kunagi käisime Annaga Uus-Meremaal, me mõtlesime, et Uus-Meremaal võiks elada. Lihtsalt, et on arusaadav maa, riigina arusaadav riik, väga palju sisse rännanuid, mis tähendab, et sul on pigem kergemini kui raskemini inglise, ma arvan, ma oleks väga keeruline hakatama saada ja seal sa võid ikkagi olema 10. põlve inglane, et siin töötakse üldse hello ja how do you do ja või 7. põlve, et vahet pole. Aga see ennast ohverdav elu. Ja kolmandaks tähendab see ka seda elustiili, mis on elu toov. Et sa elad välja või et me elame välja seda elustiili, mis tegelikult toob elu. Mis see siis tähendab? Külalislahkus. Et ma teen oma koduukse lahti, et ma võin selle kilu võileiva teha ka külalisele, pakkuda süüa ja pakkuda teed kõrvale. Et ma olen külalislahke, et ma võõrustan. See omakorda muidugi tähendab see, et ma kannan enda kodu eest ka sellisel moel hoolt, et mul on okei külalisi vastu võtta. Kristlaste kodud üldiselt võiks olla tere tulemast kodud. Oma väljanägemise poolest. Lahked. Lahkus. Elutool. Ma olen lahke. Helde. Et ma kalkuleerin läbi, kas saadud teenus on mulle piisav, et siis ma tasustan seda. Vaid ma olen helde. Et ma ei mõtle, mis ma saan tagasi jällegi. See ei tähenda ainult raha, see tähendab ka paljude muude asjadega, et ma olen võimeline jagama seda, mis mul on olemas. Ma saan aru, et mulle on antud, et ma saaksin anda. See on üks Uue Testamendi printsiipidest. Sa oled õnnistatud, et sa saaksid teisi õnnistada. See on asi, mida mina tean, mina pean väga palju õppima. Mul on sellega tõsiseid probleeme. Keldusega. Ma pigem olen hea soovlik. Et ma mõtlen esimese asjana inimesest head.
mitte halba. Millest see mõnikord oleme, et ma pigem eeldan head ja pigem olgu ma saan petta sellega, kui nii, et ta tegelikult ei käitunud hea, kui see, et ma kogu aeg kahtlustan. Kõikide sõda kõikide vastu. Ühelt poolt ta teeb siin nagu sisemiselt väga tugevaks, aga teistpidi see väga üksildaseks. See, et ma olen hea soovlik teiste inimeste vastu eelduses, eeldan, et nad on pigem ka head. Hoolivus. Loov elu on see, mis hoolib teisest inimesest. Mis hoolib mitte ainult tuttavast, vaid inimest, keda sa võib-olla ei tea ka nii hästi. Ja kogudus on see koht, kus ma võin väljendada hoolivust. Mitte see, et ma ütlen, et te peate minust hoolima kogu aeg, vaid see, et ma hoolin teisest inimesest. Et ma olen võimeline andestama. Andestus toob elu. Andestus toob elu sinna, kus tundub, et elu on võimatu. Need samad Ukraina pastorid, kellega me rääkisime, me küsisime, et kuidas te kujutate oma suhet peale sõda ette Vene kirikuga, sest me ei tea seda. Me tõesti ei tea seda. Ja see on tohutu suur väljakutse. Kõrvalseisjana ütleme, mis siin ikka, et andestage. Pole midagi. Väga raske on seda nõuda väljaspool olijatud. Aga see on ometigi evangeeliumi olemas. Ja nad ütlesid ka, et tõenäoliselt me andestame. Sest me oleme alati pidanud niimoodi tegema. Aga see emotsionaalne, see valu on palju suurem. Aga see, et ma olen see, kes pigem andestab, kui see, kes nõuab, et mulle peab andestama või et minu käest peab andeks paluma. Ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, milline või kus kohas sina parajasti oled, mina ei tea. Kas sa oled see, kes on see tee äärde külvatud, kes on kivisele pinnasele külvatud, ohakate sekka külvatud, heasse mulda külvatud. Igal juhul elu, mis loob elu, see kannab elu, see toob oma vilja ja seal on toodud need on ju 30, 60, 100-kordsed elu siis. Mida me siis lõppkokkuvõtteks sellest kõigest järeldame? Esiteks on siis see, et Jumala sõna ja evangeelium on oma olemuselt kätte saada tegelikult kõigile. Ja ta on ka tegelikult mõistetav kõigile. Nüüd see sõltub väga palju inimese südame hoiakust, kus ta parajasti on. Kas ta mõistab seda või mitte. Et see, kuidas Jumala sõna hakkab kellegi sees tegutsema, ei sõltu minust. Ma seda kellelegi räägin. Ma ei ole lõpuni sellest vastutav. Ma ei ole vastutav selle eest, millest inimene on läbi tulnud, mis on tema südame olukord. Ma ei ole selle eest vastutav. See pinge võib pealt maha võtta. Et äkki ma tegin midagi valesti. Kui sa tead, et sa tegid midagi valesti, siis muidugi tuleb tunnistada seda. Ja kolmas asi on see, et vaatamata oludele, kus inimene on üles kasvanud ja sündinud ja elanud, on ta ise vastutav enda südame põllumaa eest. Vastutab enda südame põllumaa eest ise. Mul on nii kehvad olud, siis seetõttu ma olengi halb inimene. Sorry, olud on süüdi. Sõbrad on süüdi, see on kõige tüüpilisem asi õpetajana. Ma nii palju kohtan seda, et kui õpilasel mingi jama on, siis vanemad ikkagi ütlevad, et halvad sõbrad. Küsimata seda, et kui hea sõber see sinu poeg nendele sõpradele on. Teised on süüdi. Võivad olla halvad sõbrad, võivad olla kehvad olud, võivad olla vaesed olud, võivad olla haigused, võivad olla keerulised suhted, aga oma südame põllumaa eest me kanname igaüks ise hoolt. Et see, kas ta on selline kõvaks tambitud, kivine, ohakane või viljakas, selle eest me kanname igaüks ise hoolt. Selle mõttega või selle tõdemusega, ma ei tea, kas see on nüüd evangeelium sulle või mitte, oli lihtsalt vana jutu kordamine, mida ma olen juba kordi ja kordi kuulnud. Võib-olla ei saanud sellist emotsionaalset laengut, kui sa seda otsisid. Võib-olla korras olid muigama, võib-olla oli liiga ratsionaalne või vähe ratsionaalne. Mina ei vastuta selle eest, kuidas see sõna sinu ajaks, mida see sõna sinu ajaks teeb.
Küll on see, et ma väga tahaks, et sa mõtleksid selle peale, et kas minu elus on näiteks neid ohakaid, mis tahavad lämmatada minu seda suhet Jeesusega, sest see on kõige esmane asi. Üles läbi pastori, jutlustaja, kellegi teise, vaid ma pean seda suhet ise ehitama ja see suhe Jumalaga, et läheb minna sügavusse, see läheb ka läbi kannatuste. Mitte ainult läbi kannatuste, aga kannatustel on osa sellest. Kannatused ei ole siis see, mis mind viib Jumalast eemale, vaid kannatus on see, kus ma saan kuidagi Jumalale veelgi rohkem lähemale. Palju lähemale. Ja sageli inimesed, kes on jõudnud Jumalaga lähemale või sügavamale, nad ütlevad seda, et mul on mingi täitsa uus tasand, siis tavaliselt sellele on eelnenud mingisugune katsumus, mingi kannatus. Ja sageli need inimesed, kes on saanud kõik need vägedad fa-elamused, pikali kukkunud, keeltes rääkinud, mis on kõik väga okei. Aga see võib tunni aja pärast, 3 päeva pärast, nädala pärast, see ei pruugi enam midagi tähendada. Lihtsalt. Mitte alati. Osadel on see tõuge, aga osadel on lihtsalt see, et ma tahtsin see ägedat emotsiooni, ma sain selle ägeda emotsiooni, tahan nüüd järgmist. Nii, aamen. Teeme lõpupalve.